nii nagu ma lubasin, näitan ma, kuidas teha roosi. Aga nagu heegeldamist ikka alustatakse, kõigepealt teeme alustussilmuse, see oli siis keerid ümber heegelnõela niimoodi, et silmus jääb siia heegelnõela peale ja siit läbi. Nii. Esimene ahelsilm on nüüd tehtud, selle tõmbame siit tagant kokku. Nii. Ja nüüd kokku teen neid ahelsilmi 65, sellise keti teen. Kuuskümmend ahelsilma. Nüüd järgmiseks teen ühekordse samba heegelnõelast neljandasse ahelsilma. See on 1, 2, 3, 4. Nii, teen siia ühekordse samba. Nii, nüüd teen siia vahele 4 ahelsilma. 1, 2, 3 ja 4. Ja samasse ahelsilma, kus ma tegin esimese samba, teen ma nüüd ka teise samba. Tuleb selline suur veesilmus siia. Selline suur veesilmus. Nüüd siia vahele teen ühe ahelsilmuse ja siis uuesti ühekordse samba neljandasse ahelsilma. 1, 2, 3, 4. Ühekordne sammas. Vahele teen 4 ahelsilma ja samasse silmusesse jälle ühekordne sammas. 1 ahelsilm. Nüüd ühekordne sammas neljandasse ahelsilma. 1, 2, 3, 4. Siia vahele 4 ahelsilma. 2, 3, 4. Ja samasse silma, kus ma enne tegin, teen ka nüüd siia samasse ühekordse samba ja niimoodi terve kett, et tekivad sellised veesilmused siia. Terve kett tuleb niimoodi ära teha. Niimoodi terve see kett on vaja ära teha ja siis on sul siin peal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 sellist vee. Nii, see on nüüd tehtud, see ketirida, siis teeme siia ühe ahelsilma ja keerame töö teistpidi. Nüüd teen igasse siia ahelsilmu kaarde 9 ühekordset sammast. Nii, 9 ühekordset sammast ja 1 kinnissilmuse sellesse samasse kaarde. Lõpetan 1 kinnissilmusega. Tuleb selline ilus asi. Järgmisesse ahelsilmade kaarde teen jälle 9 ühekordset sammast
ja lõpetan kinnissilmusega. nii, nüüd on see mul valmis hekeldatud. siin peab olema 16 kaart, 9 ahelsilmuse ja 1 kinnissilmusega. Need on roosi õielehed või kroonlehed. niiviisi. lõikan. ja nüüd siis, kus see parem pool on siin, see on vahem pool ja nüüd tuleb see lihtsalt niimoodi kokku rullida. Rullin siin natukene ära praegu, et see keskmine kinni jääks, tõmban ta siit lõngaga läbi, tõmban natukene kokku siin. Siia ümber tuleb kõik see roos kerida, nii, see on mul kokku tõmmatud ja nüüd lihtsalt keringi seda siia ümber. Keritud. ja nüüd tuleb ta siit tagant kõik kinni õmmelda, et ta laiali ei pudeneks. selleks on siit niimoodi. ja niimoodi risti-rästi edasi-tagasi tuleb see kõik läbi õmmelda, et kõik need lehed kinni jääksid. see roosi õiekene valmis saigi. ise otsaga ikka sõlm peale. nüüd võiks roosik selle lehe ka teha ju. nii, lehe tegemiseks võtame siis lehevärvi lõnga, teeme võluringi, lihtsalt selline ring ümber sõrmede. ja siia teeme esialgu 3 ahelsilma. see asendab esimest sammast ja nüüd teen veel 20 ühekordset sammast. see on siis kokku nagu 21 sammast. 2. tehtud. nüüd tõmban selle ringi kokku niimoodi ja kinnitan aassilmusega siit 3. ahelsilma ehk siis esimese samba posti. nii, aassilmusega tõmbasin kinni. on selline kena ringikene. ring valmis. nüüd teen siia 3 kinnissilmust. 1,
2, 3. kolmanda peale teen 4 ahelsilmust, 1, 2, 3, 4. tõmban selle natuke pikemaks. loen siit tagasi 1, 2, 3, kolmas silmus, surun heegelnõela siit läbi ja toon selle siia tagasi. niimoodi. tõmban ta siit läbi, kui saab. nii, ja nüüd teen siia 2 ahelsilmu. tuli selline ringi moodi asi või kaare moodi asi ja siin on 2 ahelsilmu. nüüd panen heegelnõela läbi esimesest ahelsilmast, toon lõnga läbi, jätan lõnga heegelnõela peale ja nüüd panen siit kaarest läbi, toon lõnga, jätan ka heegelnõela peale ja nüüd heegeldan kõigepealt selle ühe läbi, nüüd heegeldan teise läbi ja nüüd heegeldan kolmanda läbi. niimoodi. esimese läbi, teise läbi, kolmanda läbi. siia peale jäävad sellised pikemad aasad. ja panen heegelnõela sellest aasast läbi, toon lõnga siia heegelnõela peale, jääb siia, siin on teine pikem aas, toon lõnga läbi, lõng jääb siia ja jääb veel korra siit august läbi ja nüüd mul on 4 korda on see lõng siin peal. esimene läbi heegeldatud, teine läbi heegeldatud, kolmas läbi heegeldatud ja 4. läbi heegeldatud. nii, järjekordselt siin on see pikem aas, panen siit heegelnõela, toon lõnga siia heegelnõela peale, jätan siia. kolmas, siin on 4. pikem ja 5. toon siit kaarest, heegeldan nad ükshaaval kõik läbi. nii, jälle samamoodi 1, 6 lõnga on heegelnõela peal. heegeldan ükshaaval läbi kõik. nii. ühe korra veel. nii et 7 jääb, 7 lõnga jääb. aasa või kuidas nimetada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja siit tuleb 7. heegeldan ükshaaval läbi. selline lehekene tuleb siia. nii, see on tehtud, nüüd teen siia ühe ahelsilmuse ja lehe lõpetan ma aassilmadega niimoodi, et igast sellest aasast, mis siin pikem on, toon ahelsilmuse läbi.
vaadatakse, et ta jääb kiskuma. nii. üks lehekene on valmis ja teised tuleb täpselt samamoodi teha. Siit, siin on 1, nüüd tuleb siia teha 3, mitte siia esimesse, kus see on tehtud, vaid sellest järgmisesse muidugi. 1, 2, 3 kinnissilmust, 4 ahelsilmust, 4, heegelnõelad on siit alt läbi, selle lõnga siit niimoodi. Ja täpselt samamoodi hakkan siia peale ehitama seda lehte. See oli siis 1, 2 ahelsilmast. Ja esimesest ahelsilmast toon lõnga läbi, jääb heegelnõela peale ja siit kaarest toon lõnga läbi, jääb heegelnõela peale. 3 aasa on siin peal. Heegeldan esimese läbi, heegeldan teise läbi, heegeldan kolmanda läbi. Nüüd nendest pikematest aasadest, mis siia jäid, võtan lõnga, toon läbi, jääb heegelnõela peale 1, 2, 3 ja 4 tuleb siit aasast. Jälle 1 läbi heegeldatud, teine läbi heegeldatud, 3 läbi heegeldatud, 4 läbi heegeldatud. Jälle siit lõng läbi, 1, kokku siis on niimoodi, et 7, kui on 7 lõnga siin heegelnõela peal, tuleb need läbi heegeldada ja aassilmadega kokku võtta. Üks, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, 1 on siin. 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Heegeldan läbi kõik. 2. Nüüd teen siia ühe ahelsilma ja nüüd teen aassilmadega 1, 2,
niimoodi siis terve see ring tuleb lehti teha. Nii, nüüd on kõik lehed tehtud. Kokku tuli siia 7 lehte. Siis kinnitame siia esimese lehe juurde aassilmusega ja lõikame lõika läbi. Nii. Seda keskmise põluringi, seda saab natukene pingutada. Me lõnga otsad ära. Selle põluringi lõnga otsa siia kinni. Nii. Sõlm peale talle, et ta siin hargnema ei hakka. Siia ääre sisse. Nii. Selle võib praegu alles jätta. See lõnga otsi. Nii. Need lõikan siit ära, mis ma mitte täitsa natukene jätan. Nii. Ja nüüd panen selle siia peale. Tuleb see lõng sõlm peale teha ja kinni panna. Ja nüüd saab seda roosikest panna kuhu iganes. Nii, valmis ta on. Kena, väike, armas roosike. Minul ta nii väike ei tulnudki, sest ma tegin paksust lõngast. Aga üks idee, kuidas seda kasutada, oleks näiteks, kui sul on mõni juukseklamber, mida sa ei kasuta ja raatsid ära lõhkuda või lähed vaatad poest. Kindlasti Abakanis on selliseid toorikuid müügis. Võtad selle tooriku ja liimita siia alla, siis saad kasutada teda lillekest juustesse panna. Minul on see liiga väike selle lille jaoks, ma seda teha ei saa, aga muidu paned siia peale liimi või õmblete siia ümber kinni, ei oma tähtsust, võib-olla isegi õmblemine oleks kindlam, et siis saad juustesse panna või siis kuskile riide peale õmmelda või kuhu iganes. Selline mõnus roosikene. Ja nüüd on siis tehtud juba 4 lille. Kõigepealt see pisikene lillekene, siis tegime sellise päevalille, siis tegime sellise nimetu lille, ma ei tea, kuidas seda nimetada, ja nüüd roosi. 4 lille tehtud.